Läks. Nii, tere Sulika. Tere. Me oleme kokku leppinud, et ma sinatan sind, aga see on väga raske, sina oled olnud minu õpetaja Tallinna Ülikoolis. Nii on. Ja veel kindlasti paljudele. Et täna siis ma olen sinuga saanud kokkuleppe, ma pidin sind päris palju veenma, et rääkida numbritest 70, 47, 30 ja 20. Just. 70 oli sinu number millele? Minu vanusele. Ja kuidas sa ennast tunned? No nagu sa näed, ega päris hästi. Ega ma ei tunne tõesti. Ma tean, et väga paljud inimesed on öelnud, et nad ei tunne, et nad nii vanad on. Ja tead, nüüd ma usun neid. Tõesti. Praegu näiteks ma olen sündinud aasta 1953. Nii et see on selline aasta, et isegi üks telesaade on. Et väga paljud, kes praegu teevad ilma Eestis, on sellel aastal sündinud ja nad on ka täpselt samuti öelnud, et nad ei tunne, et see vanus on selline, aga no mis teha. Selline on see number lihtsalt. Just, 47 tähistab sinu tööaastaid õpetajana. Just. Imelikkus ei ole, see oli aasta 1976, 47 aastat tagasi, kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli ja mind siis suunati siia tööle. Praegu, kus me siis viibime, see on siis Tallinna Ülikool, tookordne Eduard Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut. Ja mind suunati siia tööle. Tol ajal oli nii, et kui sa ülikooli lõpetasid, siis sa pidid 3 aastat kuskil kindlasti töötama ja pärast siis võisid valida töökoha. Aga mind siia kutsuti. Mind kutsus tollane rektor Kalev Koger ja ta kutsus ka teiste erialade inimesi siia õpetama. Ja nii see läks ja ma jäin siia, nii et 47 aastat, kui tänapäeval, nagu sa tead, mõni inimene on töötanud 4-5 aastat kuskil ja on öelnud, oi, ma olen nii kaua juba töötanud. Pikka aeg. Väga pikka aega, et nüüd on jälle mul uued väljakutsed ees. Aga ma ei ole tundnud, et mul oleks niisuguseid väljakutseid vaja, mul on meeldinud. Ja sa oled ju silma jäänud ja sinust sai ju professor. Just. Ja 30 tähistab 30 professori aastat. Just, see oli aastal 1993, kui tollane rektor Talis Pahman hakkas siis valima professorid nii-öelda rahvusvaheliselt, nii nagu teistes ülikoolides, lääne ülikoolides. Ja 30 aastat täitus sel aastal siis sellest ka. Ja sa oled töötad ju siin, sa oled siin Tallinna Ülikooli majas kõik need aastad olnud, et mis sind motiveerib? Mis sind hoiab värskena? No kõigepealt sellised üliõpilased, nagu sina. Ma ei tea, kuidagi ma olen üliõpilastega tõesti hästi läbi saanud, sellepärast, et ma arvan, et nad saavad aru, et ma armastan oma tööd. Ma olen nagu oma eriala fanaatik ja kui sa seda edasi annad, siis ma arvan, ka minu õpilased on seda. Ja mul on nagu alati väga hea meel, kui ma näen oma üliõpilasi, endisi õpilasi, praegusi kolleege, alati naeratades, entusiasmiga. Nii et ma arvan, et üks asi, mis mind siin on hoidnud, on üliõpilased, samuti kolleegid ja muidugi väga põnevad aastad, sest et see kõik, mis siin on muutunud õppekavade osas 47 aasta jooksul, see on selline asi, et sul ei ole kunagi igav, kogu aeg midagi uut. Ja nüüd me liigume Euroopasse. Ma pean seda paberi pealt välja lugema. Et sa oled olnud 20 aastat Euroopa Nõukogu Nüüdiskeelte Keskuse juhtimisnõukogu liige ja ka Eesti esindaja Euroopa Nõukogu nüüdiskeelte valdkonnas nii Strasbourgis kui Grazis. Milline roll on rahvusvahelisel koostööl üldse Eesti kontekstis võõrkeeleõppes? Ma arvan, praegu kõik saavad aru, et see on väga tähtis ja seda ei ole vaja selgitada. Aga alguses, kui me alustasime, muidugi Euroopa Nõukogus me saime hakata osalema nende keskuste töös siis, kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks. Ja muidugi alguses oli natuke raske, sellepärast, et kui ma olin Eesti esindaja, ma pidin otsima inimesi, kes oleks nõus, õpetajaid, kes oleks nõus minema siis Euroopasse ja hakkama osalema projektides. Me ei teadnud ju nendest projektidest siis alguses mitte midagi ja väga raske oli leida siis õpetajaid ja alguses isegi enamus
kes meid esindama läksid, olid nagu Tartu Ülikoolist ja siis meid tollasest pedagoogikaülikoolist. Aga, ja muide, see oli ka väga raske õpetajatele, sest alguses oli selline kord, et kui sa mingis projektis osaled, siis sa oled selles projektis 2 aastat. Ja siis pärast 2 aastat siis sa pidid näitama oma tööd. Ja väga paljudes nagu teistes Euroopa ülikoolides õpetajatele maksti selle eest lisatasu. Aga meie õpetajad pidid siis praktiliselt 2 aastat töötama siis oma vabast ajast, entusiasmist, aga õnneks meil neid oli ja mul on hea meel, et nüüd oled sina Graatsis. Jaa, võtnud selle teatepulgale. Ja ma arvan, et on ju väga põnev ja väga põnev. Väga põnev. Ja ma arvan, et on põnev ka õpetajatele ja see on ikka väga väärtuslik see rahvusvaheline koostöö. Ja sa oled andnud selle teatepulga mulle ja ma loodan, et ma kannan seda sama väärikalt. Kindlasti. Ja aga me oleme nüüd viimane küsimus, et me oleme mõlemad inglise keele õpetajad. Kuhu liigub inglise keel? Ma arvan, meil muret ei ole, et meil tööpõldu lõpeks. Ma arvan, et meil seda muret ei ole ja eks ta ikka see lingua franca ole ja midagi pole teha. Vist kõige suurem mure on, mis saab eesti keelest? No ma arvan, et eesti keele pärast eriti muret tunda ei maksa. Ma olen olnud ka Eesti Keelenõukogu liige ja dekaanina töötanud koos Eesti filoloogidega, nad on väga tublid. Ja ma arvan, et kui me ikkagi suudame oma kõrgkultuuri säilitada, sealhulgas ilukirjandust, ajakirjandust, televisioon, samuti omakeelne teaduse keel, eks ole, ning ka omakeelne kõrgharidus. Kui see jääb, siis ma arvan, et muret meil ei ole. Aga Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu poolt, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja kõigi nende õpilaste poolt, kelle õpetaja sa oled olnud, ma tõin sulle lilled ja ma tõin sulle ühe sellise prossi, mille peal on lind. Ja mulle tundub, et see võiks sümboliseerida seda, mida sina oled teinud, et sa oled lendu lasknud üliõpilasi, teadmisi, uskumusi nii Eestis kui välismaal. Nii et kui sa seda prossi kannad, siis mõtle, et me kõik täname ja tunnustame sind kõikidel tasanditel, koolis, vabariigis, Eestis, maailmas selle eest, mis sa oled panustanud. Aitäh sulle ikka. Suur tänu, aitäh sulle. Ja lilled ka. Aitäh, suur tänu.